ja tere taas tulemast Ortonome äiapäeviku lehele. No hirmus hea meel on teid siin näha. Võib-olla jah, komposteri äärest pole kõige kenam koht, kus inimesi tervitada, aga kompostimine on küll selline asi, mis ju tegelikult talvel seisma ei jää. Olgugi, et tundub, et siia on lumi peale sadanud ja õues on külm, aga tegelikult on see sees soe. Ja kindlasti tasub talvel ka jätkata oma kompostiaunade kihiti ladumist. Kihiti ladumise mõte ongi see, et kui ma panen pruuni ja rohelist materjali kihiti, siis tegelikult ta läheb ise käima. Ja kui sul on niimoodi juhtunud, et sul komposter käima ei lähe, siis sa pead ikkagi ta läbi kaevama. Aga see on miski, mida mina oma aias kindlasti tahan vältida, sellepärast, et mulle ei meeldi liigselt tööd teha. Ja kuna mul olid need materjalid hommikul kõik olemas siin, kuna meil olid natukene suuremad koosistumised siin jõulude ajal, siis mõtlesingi, et nüüd tegelikult on ka hea sellest taas rääkida ja meelde tuletada. Et kompostimise juures minul on siis 2 auna. Praegu ma täidan seda auna ja isegi kui sulle tundub, et okei, et see ju nagu hakkab täis saama, siis ma võin sulle kinnitada, et siin on veel päris palju õhku sees. Ja isegi talvel on ta seest kuum ja seda järjest ikkagi vajub edasi. Ja siin minu paremal, siin on aun, mis on valmis saanud ja seda ma sügisel ka filmisin, kuidas ta auras lausa. Et ta oli siis oma sellises aktiivses faasis, kus mikroorganismid olid hästi aktiivsed ja nende elutegevuses siis tekkis hästi palju soojust ja aurust ja see tegelikult ongi see, mis hästi palju aitab sellel orgaanikal laguneda. Ja kuidas ma siis seda nagu kihiti laon? Et pruunidest materjalidest mul on siin täna hommikul kokku korjatud peenikesed kaseoksad, mis siis öösel tuulega alla tulid. Ja selliseid peenikesi oksi on väga okei tegelikult siia komposterisse panna, sest et nad lagunevad ära. Ja samas on nendega see boonus, et natukene tekitavad sellised kihid või kohad, kus siis jääb natuke rohkem õhutaskuid. Et ka seda on siia komposterisse vaja, sest kui ta on liiga tihe ja liiga nätske ja liiga palju on seda rohelist materjali, nagu näiteks köögijäätmed on, mis on lämmastikurikkad, või siis kohvipaks, siis seal ka tegelikult hakkab hoopis käärima ja tegelikult seda lagunemist ei toimu, mis meile meeldib. Ja teiseks pruuniks materjaliks, mida mina just talvel kasutan, on puulehed. Ja ma olen niimoodi 2 kotti, sellist kotti endale varunud ja tegelikult kogu talveks sellest piisab. Ja eks kevadel tuleb seda pruunimaterjali juba mujalt. Ja praegu on mul siin tammelehed ja väga paljud inimesed on mulle vandunud, et ei, nad ei lagune ära. Aga siin on sama lugu nagu näiteks on õuntega, et õunte komposteerimisest ja kompostimisest ma tegin täiesti eraldi video. Et kui seda materjali panna kihiti ja segamini teiste materjalidega, siis nad toetavad teineteist ja ma võin teile kinnitada, et ka need tammelehed tegelikult siin kihiti ladudes lagunevad ära. Ja ma panen tegelikult iga kord natukene neid peale, et eriti talvel on siin need mandarini koored ja minul jäävad need alati seda silma riivama ja nii häirib see. Nii et tegelikult ei ole raske alati väike kiht panna siis midagi peale. Ja siis need köögijäätmed, et praegu on siin selline, ma arvan, eestlase keskmine köögijääde, et siin on banaanid, kartulikoorid ja munakoored ka, et osa munakoori ma kogun eraldi. Neid ma panen siis erinevatele luuviljalistele, ploomidele sellistele sinna istutusauku ja peale. Aga neid on ka tegelikult komposterisse hea panna. Ja ka hiljem, kui ma ka sõelun, siis ma lihtsalt pudistan nad peeneks, et nende lagunemine muidugi võtab palju kauem aega. Nii et läheb siis siia see kiht ka. Ja tavaliselt mul on köögijäätmete seos mõnikord igasugused salvrätte ka. Ja need tegelikult lähevad pruunina arvesse ja lagunevad ka väga hästi ära. Siis mul on siin ämbri täis kohvipaksu, sidruniviile, salvrätikuid jälle, pähklikoori, et see nüüd ühest sellisest pikemast istumisest meil jäänud. Ja kohvipaks läheb tegelikult ka nagu lämmastikuna arvele, kuigi ta on pruuni värvi ja võib ekslikult arvata, et tema on siis see pruun materjal. Nende vahekordade üle võib natuke nagu vaielda, et kas võiks olla 3 osa pruuni, 1 osa lämmastikurikast rohelist materjali. Aga tegelikult mina arvan, et kodukomposteris on siis juba päris hästi tehtud, kui nad on kihiti laotud. Ja kindlasti ei peaks hakkama siin proovima neid kaaluda, sest et ka need lehed tegelikult on väga petlikud oma mahu osas, kuna nad on palju õhku täis. Ja piisab tegelikult kodukomposteri auna ladumises sellest, et nad panna kihiti. Ja sellest juba saame me selle kindluse, et see komposter läheb järjest käima ja me ei pea teda hakkama nagu läbi kaevama, sest minu meelest see
läbikaevamine on kõige suurem ja töömahukam töö ja aias ikkagi ma tahaks rohkem oma töövilju nautida, mitte seda tööd teha. Nii et kui sa oled ka alles nüüd mõtlemas, et sa tahad endale komposterit aeda, siis loomulikult neid erinevaid kompostimise viise on hästi palju, et sa võid ka valida kas trummelkomposteri, kiirkomposteri ja igasuguseid variante on veel, aga meil on just vanadest põrandalaudadest ehitatud 2 aunasüsteem ja tavaliselt minul üle poole aasta ei lähe, kui 1 aun on täiesti läbi käinud ja alustan jällegi järgmise aunaga, et tegelikult see on ikka juba väga kiire ja peaaegu kiirkomposteri kiirusega. Nii et need siis mõned näpunäited, kuidas kihiti seda komposterit laduda ja kindlasti võiks talvel seda samamoodi teha, nagu suvel on seda muidugi natukene hõlpsam korraldada. Mina viin oma pudijäämbrid tuppa tagasi, aga sinule soovin ma toredat kompostimist ja meeldivat aiandusaasta uut algust peagi.